Esmaspäevast on taas võimalik hääletada Tallinna kaasava eelarve ideede poolt, mida linlased on välja pakkunud. Näiteks Põhja-Tallinna elanikud sooviksid rannaduše Stroomiranda, kesklinna elanikud aga ootavad veelgi rohkem avalikke joogiveekraane. Kokku läheb hääletusele 114 algatust üle linna. Enim on kaasava eelarve ideid sel korral välja pakkunud Nõmme elanikud, kel on võimalus oma hääl anda näiteks uue pumptracki ehitamiseks. Pääskülas ei ole olnud selles piirkonnas ühtegi rulaparki, ühtegi pumptracki ega muud sellist atraktsiooni. Seega ma pakkusin välja, et siin võiks olla pumptrack. Pumptrack siis ei asenda skateparki, aga ta pakub noortele võimaluse sõita sellist mõnusat lainetavat rada, treenida siis rattaga. Ka Kristiine linnaosa elanikud on olnud aktiivsed ideede algatajad. Eelmise aasta võidutöö madal seiklusrada Löömeru pargis on just valmis saanud. Hetkel ma ei soovi ühelegi ideele otseselt reklaami teha, sest valik on linnaosa elanike käes. Aga seal on nii haljastuse projekte, et Kristiinesse istutada veelgi rohkem lilli, tekitada püsipeenraid, aga samuti ka selliseid mänguväljakuid, taskuparke, rohelust tuua linnaosasse juurde. Võibki öelda, et linnaste lemmikud on sportimine, vaba aja veetmine värskes õhus ning muidugi linnaruumi ja keskkonnateemad. Huvi kaasava eelarve vastu on järjest kasvav ja kasvab ka ettepanekute kvaliteet ja sisu, ütleb linnapea Mihhail Kõlvart. Ma arvan, et see ongi selline peamine üldfilosoofiline kaasava eelarve eesmärk, et luua inimeste siduvust linnaga. Mida rohkem inimesed on huvitatud selles, kuidas linn kasvab ja areneb, seda tegelikult kiiremini ja efektiivsemalt linn areneb. Kaasava eelarve maht on sel korral 1 miljon eurot. See on summa, mis jagatakse ära linnaosade vahel. Igas linnaosas läheb järgmise aasta jooksul teostamisele projekt, mis on saanud linlastelt enim hääli ja iga Tallinna elanik, kes on vähemalt 14-aastane, saab anda hääle 2 enda linnaosa lemmikideele. Hääletus avaneb 21. novembril kodulehel kaasavaeelarve.tallinn.ee.